Me oleme siin Mustamäel asuvas elamusspaas ja minu kõrval on sauna- ja spaakeskuse juht Margit Kurn. No loomulikult tahaks teada, kui väljas on päike, kas spaas keegi käib? Spa on selline tore koht, kus saab käia aastaringselt. Ja suvel, kui on võimalus kas minna siis randa, liiva peale päikest võtta, siis ma ütlen sulle ausalt, et ma ise ka eelistaks päikest võtta nii, et ma ei ole liiva peal. Ja siin on täpselt selline ideaalne võimalus. Kasutab seda täna Eesti inimene, et kõik ei saagi randa minna. Ütleme, et jah, osadel on vedanud, rand asub lähedal, aga tuleb ta siia siis niimoodi rannarätikutega ja selliste rannale omaste meeleolude ja aksessuaaridega ja võtabki ja veedabki siin terve päeva. Oh jaa, kui sa näeksid juba varakult, kui on teada, et on päikseline ilm tulemas, siis inimesed juba broneerivad endale siin need lamamistoolid ära ja jäävad juba päikesekiiri ootama, sest tegelikult on hästi mugav, et sa saad päikest võtta, sa saad jahutada ennast külmas basseinis, kui tuleb mõni päikesele pilvetups ette, siis sa saad minna ka sauna sooja ja kui päikesest on otsaesine märg ja tahaks mingit jahutavat jooki, siis seda kõike saab baarist võtta, et näiteks ideaalsed jäätise kokteilid palava ilma puhul, et hästi mugav. Kuidas selle saunaga lood on, et kas pigem suvel saun on suve osa või ta ei ole? Kuidas sa tajud seda Eesti traditsiooni? Saun on tegelikult aastaringselt mõnus koht, kus lõõgastuda, higistada, tervist turgutada, sõpradega elust ja olust arutada, nii et väga-väga mõnus koht ka suvel. Teil on tulemas saunameistrite Eesti meistrivõistlused, mis on siis eeltingimus selleks, et see, kes võidab, see siis saab esindada Eestist ka saunameistrite maailmameistrivõistlustel. Käimas on, ma saan aru, et 80+ inimest sauna mahutav suur sauna etenduste rituaalide saun. Kas see on kuidagi täna inimesele jõudnud kohale, et selline asi nagu saunameister ei ole see mees, kes ehitab sauna, vaid see, kes teeb teatrit saunas? Ma olen hästi uhke, et saunameistri amet seoses möödunud sauna-aastaga on ausse tõusnud ja saunameistreid on elamuspaas 10 ja igapäevaselt toimuvad erinevad saunarituaalid ja kõik need 10 saunameistrit valmistuvad ka siis maailmameistrivõistlusteks. Ja nii nagu sa mainisid, juuli keskpaigaks saabki valmis elamuspaal uus saun, kuhu mahub isegi, ma ütlen sulle, üle 80 inimese saunakerise ümber istuma ja neid saunaetendusi vaatama, mida siis saunameistrid pakuvad. Et need on 15-minutilised saunaetendused, mille käigus siis külalised saavad higistada, sauna tervislikkust nautida ja tegelikult on seal võimalus 5 meelega sauna nautida. Ehk siis kuulmisega, nägemisega, haistmisega, mis meil siis nüüd veel on, kuulen, näen, haistan, igastahes 5 meelega on võimalik ühte sauna nautida. Nii et Kui palju see erineb sellest saunarituaalist, see saunaetendus tulevikus, mida elamusspa pakub? Et mina olen siin mitmeid kordi käinud saunarituaalidel. No järjekord on ikka valdavalt olnud ka ukse taga, et paljud inimesed jäävad kahjuks nendelt rituaalidelt välja. Saun on pisikene ja ma olen ka neid pahaseid tädisid ja onusi näinud ja kuulnud, kes kurjad on, et nad sauna ei mahu. Need rituaalid on teil erinevad, eks ju, on seal leilisauna, kus siis viheldakse ja on selline aroomidega rituaale ja helirituaalid. Kui palju erineb tulevikus siis saunaetendus sellest, mis on teil praegu siin saunarituaalidena pakuta? Selle uue sauna ehitamise üks põhjus ongi, et nii nagu sa mainisid, saunarituaalid on populaarsed, inimesed on juba enne rituaali algust ukse taga ja tahavad sinna kindlasti sisse pääseda. Aga uues rituaali saunas tegelikkuses on kõik need samad komponendid kasutusel, ehk siis erinevad aroomid,
mis tuleb juurde, seal on valgustus. Valgus ja heliefektid on need, mis siis tulevad uude rituaalisauna juurde, aga aroomid, vihad, siis seal meil saunameistrid saavad kasutada rohkem rätitehnikat, ehk siis aufgussi tehnikat, millega siis läbi rätiku liigutamise suunatakse kuumasid õhuvoolusid ja siis õhku. Et täna on meie saunad külalised teavad suhteliselt väiksemad, et see uus saun võimaldab hästi kõrgelt, hästi suurte kaartega õhuvoolusid liigutada, mis kindlasti teeb sellest sauna rituaalist veel parema elamuse kui siiamaani. Ma arvan, üks oluline alasti küsimus ka, et teatavasti kui Karl ja Joanna, teie saunameistrid, käisid Eestit esindamas, siis Saksamaal istus siis saunas, seda on ajakirjandusest, kõik võivad seda lugeda ja see on teada, mitusada inimest istus paljalt saunas. Ja Joanna käest on ikka küsitud ka, et kas natuke ebamugav ei olnud, vist ei olnud, et kas selles saunas siin tuleb hakata ka paljalt istuma? Meie saunakultuur, saunas käimise kultuur on Eestis pisut teistmoodi, et meie käime riides saunas, aga teatud riikides nagu Holland, Saksamaa, et seal on maast madalast inimesed tegelikult käivad paljalt saunas. Et meil arvatavasti võtab see aastakümneid veel aega, kui juhuslikult kuskilt kõrgemalt poolt ei võeta otsus vastu, et saunas käiakse paljalt. Et senimaani käiakse Eestis ikkagi riietega, nii-öelda ujumisriietega saunas ja nii ka selles uues rituaalisaunas. See oleks muidugi huvitav saunariik, kus riigikogulased otsustavad ära, kas sina pead käima saunas paljalt või riietega. Mida toob suvi veel elamuspaale? Kõik me eestlastena ju ootame suve nii väga ja lõpuks on ta kohale jõudnud. Ja suvega seoses elamuspaal on ka mitmeid uuendusi. Uus suvine vesiaeroobika ajakava, sest hästi palju inimesi ikkagi kas enne tööd või siis lõunapauside ajal eelistavad vesiaeroobikas käia ja et ka ennast nii-öelda rannavormi viia, on vesiaeroobika väga ideaalne. Nii et uus suvine vesiaeroobika kava, siis uuendust on ka meie saunarituaalide kavas. RMK-ga nimelt teeme juunis ja juulis koostööd ja kutsume inimesi ise kasevihtasid või üldse saunavihtasid tegema. Ja meil on suvel siis RMK kaseviha leili rituaalid koostöös siis RMK-ga, kus siis kasevihtadega on võimalik ennast vihelda. Tähendab see seda, et tavainimene võib ka minna RMK metsa ja teha seal endale kaseviha või kuidas see täpsemalt käib? Ja üsna varsti anname me täpsemalt teada siis koostöös RMK-ga, millised on need metsalangid, kuhu siis inimesed võivad minna ise endale sobivaid vihtasid tegema ja kuna jaanipäev on ka üsna pea lähenemas, siis on ideaalne võimalus teha endale ise vihtsest, ise tehtud asjad. Ise tehtud vihaga on tunduvalt parem saunas ennast vihelda. Aga suveasjadest veel siis suvi on puhkus, suvi on lõõgastus ja et inimesed saaks rohkem lõõgastuda, siis suvel on meil, kui külaline soovib massaaži endale broneerida, erinevaid kehahoolitsusi, alates 45 minutist, siis spaapääse on tasuta, ehk siis kingituseks meie poolt, et lõõgastus oleks ikka eriti täiuslik. Ja siis sellel nädalavahetusel 8. juunil on siis rahvusvaheline saunapäev ja kella 7 kuni kella 8 oleks siis üleskutse kõikidele inimestele, olge saunas, tehke endast saunas olles pilt ja laadige see üles Guinessi rekordi püstitamise lehele. Et elamuspaal paneme ka siis üles selle lingi, kuhu siis kõik saunasõbrad saavad endast pildi panna saunas olles. Nii et Eesti ja Soome on siis laupäeval, rahvusvahelisel saunapäeval püstitamas Guinessi rekordid kõige rohkem inimesi saunas. Nii et teeme selle Moonika ära, nii et mõlemad laupäeval sauna, pilt endast ja rekord on tehtud. Ja ma pean ka minema koju tagasi ja saunast selle tränni välja võtma või siis tulema siia elamuspaasse, ma saan oma pildi siin tehtud ja jumal tänatud, siin võivad riided seljas olla ja saab selle pildi ära saata, kuhu saata ja mis on Guinessi rekordi tegemise oluline siis mõõdik, kui palju neid inimesi peab saunas samal ajal olema, et see rekord tuleks siis Eestile ja Soomele?
iga inimene peaks iseendast saunas pildi tema, üksikpilt, et mitte, et sa nüüd teed 10 inimest pildi peal ja siis teed selle pildi, et igaüks ise laval üksi pilt. Ja kõik see täpne info tulebki siis Elamuspaa lehele, Visit Estonia lehel, Puhka Eestis lehel, et terve see nädal Eesti pingutab, et inimesed oleksid saunas ja nii nagu sa tead, Elamuspaal on 22 sauna ja siia mahub neid inimesi 7-8 sauna ja pilte tegema küllaga. Ja ma lõpetuseks aitäh sulle, Margit, selle hommikuse kiire intervjuu ees siin ja nagu näete, suvel jagub tegevust ka spaas. Aga ma soovitan kõigil, kes nüüd selle meie vestluse lõpuni vaatasid, mine palun Elamuspaa Instagrami ja mine vaata, kuidas valmistub Karl-Peeter Kangur, Elamuspaa saunameister, selleks samaks Guinessi rekordiks. Ta pingutab päriselt, seal on mitmekümneid tuhandeid vaatamisi. Ma ei tea nüüd palju on täna hommikuse seisuga, aga nädalavahetusel vist oli juba 30 000, nii et Karl on väga valmis jooksulindi peal ja vihad käes, nii et loodame, et Eesti ja Soome püstitavad rekordi. Ja aitäh veel kord! Aitäh!